tere, mina olen Marjeta Kest, minu kõrval on Miia Lissete ja sa kuulad podcasti Normpere. Täna meiega kaasa räägib meie juhendaja Kerli Kanniste. Tere! Ja nagu ikka, teeme seda podcasti oma praktilise töö raames. Seda, ma ei tea, kas Marjeta ütles? Ühesõnaga, täna on meil jälle valitud välja 2 küsimust. Ei tea, võib-olla jõuame mõne veel võtta. Aga ma väga kahtlen, sest nagu on varasematest episoodidest kuulda olnud, me lähme oma juttudes väga põhjalikuks ja väga-väga laiaks. Aga ma arvan, et see ongi selle podcasti tegemise võlu. Ei pea ühes teemas kinni olema. Aga Kerli, kas sa sooviksid midagi lisada? Jaa, ma arvan, et ka kui teemad hakkavad veidike korduma, siis see on paratamatus ja ka vajalik, et meil kõikidel läheb mõnikord väga kaua aega, et meile miski info tegelikult meisse endisse jõuaks. Ja ma oskan siinkohal natuke paralleeli tuua meie kooli ajajoonega, sellepärast, et erinevates ainetes sa kordadki ühte samu asju ja siis sa oskad seoseid luua, et iga perekonnas oleva suhtlemise vahel on oma seos. Just täpselt ja nagu ka meie vanasõna ütleb on, et kordamine on tarkuse ema. Jah, aga ma arvan, et lähme tänaste küsimuste juurde. Marjeta? Jah, ma alustan siis. Küsimus kõlab niimoodi. Isa hoiab kontakti vaid pojaga. Tütrega igasugune kontakt puudub ja selles süüdistab isa ka tütart, kuigi ise pole kunagi kontakti hoidmiseks vaeva näinud. No nii. Mul ikka kohe tekib alati küsimusi, millele ma vastuseid ei saa. Et üleüldse mina ei loe välja, kas nad elavad koos, kas nad elavad eraldi, mis tegelikult on ka päris oluline, aga aga üritame ikkagi vastata, aga siit ei tule seda vist välja, eks ole. Ja alustame siis kohe kordamisega, et kuna on alles algus, siis täpselt ongi see, et just eelmine kord täpselt käis see läbi juba, et lihtsalt selgitada seda poolt, et ongi isadel on poegadega kergem kontakti saada ja suhelda ja tütardel siis emaga, eks ole, selles mõttes, et sama sugu, samad, sooga seotud küsimused, et ikka on selles mõttes kergem nagu läheneda. Alustame lihtsalt siinkohal sellest. Aga muidugi siin, kui minna nüüd sügavamalt selle juurde, et tütrega kontakt puudub ja süüdistab selles tütart. Et kuna mulle tundub, et nad vist nagu pigem elavad siis ikkagi nagu lahus või et pere ei ole koos ilmselt. Ja see samune asi, siin on ilmselt jälle kõik inimesed tõenäoliselt haiget saanud, kui just ei ole tõesti empaatiavõimetu inimene, aga see on omaette eraldi teema, ehk siis emotsioonid ilmselt mängivad jälle väga suurt nagu rolli ja ka inimesed on palju haiget saanud ja taaskord on see, et see süüdistamine ja sellised negatiivsed tunded võivad ka ikkagi viidata sellele, et enda kas oskamatusele või abitusele, et võib-olla see on tema selline, nagu ütleme siis ka isa poolt väljendusviis, et kuidagi nagu selle olukorraga nagu toime tulla või et ta võib-olla äkki enda arvates annab läbi selle nagu märku, ehk siis see on see samune jälle see nagu sotsiaalsete oskuste küsimus on, et võib-olla ta lihtsalt ei oska oma tütrega või ei tea või kardab või mis iganes, et kuidas võtta, oletame, et tüdruk küsib 17-aastase tüdrukuga nagu ühendust või et suhelda või et siinkohal ka küsimus, et me ei tea ju, milline nende omavaheline varasem suhtlus oli, kui nad näiteks ka koos elasid või või ei ole üldse koos elanud. Muidugi see viis kedagi süüdistada või mingeid hinnanguid anda absoluutselt ei ole nii-öelda kena teha, aga nagu me ütlemegi, et kui me oleme kõik haiget saanud tegelikult, siis me võime teha ja öelda asju, mida me tegelikult ei mõtle. Ja samas on jälle ka see, et panna sellised ikkagi need väited, hinnangud natuke kahtluse alla, et kus me teame näiteks, et kas ta süüdistab tegelikult, kas ta on öelnud seda sellele lapsele, et kas need asjad on välja öeldud, mis siin kirjas on. Et lihtsalt endal ka võtta natukene seda emotsionaalset nagu fooni selles mõttes maha, et korraks vaadata seda olukorda kõrvalt. Ja võib-olla siis seeläbi, kui mõelda, et kuidas seda lahendada, et ongi, et kas siis
et kas ta saab seda isale väljendada, kas ta kirjutab talle nii-öelda emotsioonist vaba nii-öelda kirja, kas teine lapsevanem saab aidata, mis suhe neil on omavahel, et sellest me ei tea siin ka mitte midagi, eks ole. Ja äkki on variant pereteraapia, et hästi palju erinevaid mõtteid, aga jah, midagi vast sellist, mida ikkagi saab väljendada. Ja mina leian, et kuna nagu näha on vist, et selle kirja või küsimuse on siis kirjutanud siis see tüdruk, kellega ilmselt isa siis suhtlust hoida ei taha. Või me ei tea, kas ei taha. Aga mille tõi ka Kerli välja, et emotsiooni pealt asjade kirjutamine. Ja teine asi on see, et siin võib tulla mänguga jälle see, millest me rääkisime vist oli eelmises osas, et ema võib olla selline, et ta on tütrele võib-olla sisendanud, et võib-olla kõik mehed on halvad ja et võib-olla sellepärast tütar võtabki, et isa ei ole minuga kontakti võtnud, järelikult ta ei näe vaeva ja ta on paha. Et selles mõttes jällegi koht, kus võib-olla ise endale ka nagu otsa vaadata, et selles mõttes jah, see ei saa oodata, et inimesed tahavad võib-olla sinuga suhelda, kui sa samas võib-olla ise näitad välja, et aga ma ju vihkan mehi, miks ma peaks meestega suhtlema, samas kui ma ootan tegelikult, et mu isa minuga suhtleks. Et see on võib-olla jah koht, kus vaadad ise endale otsa, aga kindlasti see ei ole siin mitte kellegi süüdistamine, vaid lihtsalt võib-olla see, et ka iseenda tundmine on sellistes olukordades väga oluline. Ja just, et ongi need väited ja hinnangud on ju, mis on esitatud ongi, et korraks need nagu sa kirjeldasid, et mõelda nende peale, et kes, mida on öelnud ja kas on öelnud või mida mina saan teha või kas mina olen väljendanud tegelikult, et ma tahan temaga suhelda. Et kui see ära teha ja kui tuleb sealt edasi samasugune teema, siis on niimoodi hetkel. Aga see võimalus saab hilisemas elus ka tekkida või peaks tekkima. Et jah, mul on siin selline, kuidas ma nüüd ütlen, üle tegutseja, ma ei anna Marietale üldse sõna. Ei, te rääkisite kõik ära täpselt, mis minul ka samuti mõttes oli. Järgmine kord olen vait, siis ma annan sulle hästi kohe sõna. Tegelikult ei, kui me Miiaga esimest korda neid küsimusi arutasime ja lugesime neid, siis ja esimene mõte, mis mul selle küsimusega nagu meelde tuli. Ütle seda viisakalt, palun. Jah, et ma tahtsin seda isa nagu kuidagi väga korrale kutsuda, et ta on ikkagi su nagu tütar ja teil peaks ikkagi mingi kontakt olema. Ja kui sa ei soovi seda kontakti, siis tuleb seda selgelt väljendada. Just, mitte minna nagu selgelt ja viisakalt. Ja tüliga ei tohiks siukeseid asju nagu lahendada, et tulebki nagu rahulikult maha istuda ja rääkida. Sellised olukorrad on mõeldud emotsiooni vabaks lahendamiseks, mina ütleks niimoodi. Just. Kerli, kas tahad kommenteerida meie juttu? Ja ei, ma selles mõttes olen nõus, et kõike väljendada ja öelda ja istuda ühise laua taha, mida eelmistel kordadel sai ka välja toodud, on, et kuidas on inimesed pered asjad lahku läinud, et kas on omavahel istutud ühise laua taga, räägitud läbi, et kui vanemad lähevad lahku, et kuidas meil nüüd see asi on ja nii edasi, et väga paljud tõenäoliselt seda ei tee ja ei kujutaks ka ette, et teeks, on ju, et isegi kui ma mõtlen ka võib-olla enda sellise lähiringkonna peale, et mõni enne nagu et ei tule selle pealegi ja pigem see asi, ühesõnaga pigem nagu jumala hästi ei tee, ma isegi ei leia paremaid sõnu, et ma usun, et kõik tunnetuslikult saavad täitsa aru, sest meil ei ole sellist harjumusi ja oskusi, aga kindlasti tegelikult ma nüüd teen liiga sellele poolele, et kindlasti on neid ka väga palju, kes tegelikult teevad ja üritavad teha, et ma arvan, see üritamine võib juba mõne pere või olukorra kontekstis olla juba väga, väga hea, et isegi kui ei saa tehtud või keegi ei suuda rääkida, alati saab kirjutada tegelikult. Et
üleüldse missuguste olukordade lahendamise puhul, et kui sa ei suuda inimesele öelda või kardad, et emotsioon võtab sinust üle, mis on täiesti, kõikidel võib juhtuda, kirjuta kiri, et kas või isegi istu lihtsalt ta vastas, mul on siin paber, mida keegi ei näe, anna talle see ja lihtsalt oota, et või saada või mis iganes, et olen ise mitmeid olukordi erinevate suhete puhul, paarissuhete puhul kasutanud, töötab küll. Ja jällegist me jõuame, nagu ka eelmistes episoodides jõuame selleni, et kommunikatsioon. Kõik jõuab selleni välja kuidagi. Ja kommunikatsioon, hea kommunikatsioon on kõige alus. See on see, et me oleme sotsiaalsed olendid, eks ole. Ja. Me saame elada nii, et me elame koos ja toimime koos ja selle jaoks on vaja suhelda. Kas võtame järgmise küsimuse? Küsimus on siis selline, laps hoiab, sulgudes tunneb suuremat sidet rohkem isa või ema poole. Miks see nii on? Väga huvitav, mõtlesin selle peale. Alguses mõtlesin, et on küsimus, et hoiab rohkem ema poole, siis vaatasin, et mõlema poole, nii et üleüldine selline nagu huvi. No siin nagu kust alustada? Alustada sellest, et ma toon kõige selle igavama fakti välja, see bioloogiline pool on ju, eks ole, et ongi, et kui ma olen tüdruk, siis võib juhtuda nii, et ma jään võib-olla rohkem ema juurde, kui ema minuga ka rohkem tegeleb, aga võib ka juhtuda vastupidi, et see sõltub ka sellest, et kumb vanem nagu rohkem, eks ole, tegeleb. Ehk siis kõige lihtsamini alustatuna, et ongi see sõltub sellest emotsionaalsest lähedusest, arengu ja kasvukeskkonnast. Et eks ole, kui laps on nagu väike, siis võibki juhtuda, et nad mingi aeg kalduvadki või neil on periooditi see, et nad kalduvad ema kumma vanema poole, et see sõltub sellest, et kumb nendega rohkem mängib, kes neile rohkem süüa pakub ja loomulikult, kes neile rohkem sellist turvalisust, hoitust, emotsionaalset turvalisust pakub. Et võib-olla mingi aeg võib-olla see ka, et ta on ema kumma, kas siis emaga rohkem, et nüüd juba ka väga paljud isad on, eks ole, lastega kodus. Et see sõltub väiksena sellest, sest et kes siis nagu nii-öelda pakub talle nende esmavajaduste rahuldust, on ju, et laps näeb, et tema toob mulle süüa, tema mängib minuga, tema räägib minuga, millest tekib see esimesed niisugused suhted. Aga väga palju sõltub ka sellest, et kui ütleme siis juba suuremad lapsed või et kasvavad, et millised rollid on ka vanematel, et kumb on domineerivam, kumb on alistuvam, siis sõltub ka sellest tulenevalt, et milline see laps või nooruk ise on, et kas ta on rohkem, ütleme, introvertsem, ekstravertsem või selline vahepealne, et et kumb vanem talle tundub võib-olla seeläbi nagu turvalisem või kummaga ta nagu rohkem ise nagu samastub, eks ole. Et kui võib-olla ta on ise ka selline nagu ja võib-olla ema on selline käre, võib-olla hakkavadki emaga paremini ja ongi võib-olla isa natuke seal vaiksem ja tagasihoidlikum, et võib-olla ka isa ise tollel hetkel hoiab natukene nagu eemale, sest näeb seda, et nemad seal omavahel rohkem sobivad. Aga ja muidugi veel, kui tuua välja eraldi üks punkt, et mis muutused peres on olnud, eks ole, me juba siin osalt läbi käidud teemad, et kui on mingi suur pereline muudatus, on ju, et siis kelle käest laps seda turvalisust saab, on ju, et eks ta seda otsib ja võib klammerduda ema kumma vanema külge, et kes ongi annab talle midagi või kellel ta tunneb, et ta saab usaldada, on ju, või kellega ta koos elab, on ju, et kes pakub talle süüa või kes kuulab teda, kellega ta saab rääkida, on ju, et see on niimoodi hästi üldiselt öelduna. Ja loomulikult ka võib-olla üleüldse ongi see ikkagi emotsionaalne ja füüsiline kättesaadavus. See samune asi, kes on võib-olla rohkem kodus või kes tegeleb lapsega, võib-olla tegelikult see ei sõltu ka ainult sellest, et kui et näiteks üks vanem võib ju kodus olla, aga kui ta võib-olla rohkem seal, ma ei tea, teeb muid asju või vaatab telekat, siis laps tegelikult mingis vanuses tajub ka seda, on ju, et tegelikult täiskasvanu ei ole kohal. Aga jah, et see emotsionaalne kättesaadavus, kes kuulab mind, keda ma usaldan, kes pakub mulle seda turvatunnet, kes pakub mulle seda lähedust, kes lohutab, et see kõik loob selle sideme ja füüsiliselt ka ongi, et eks ole, paid ja kallid ja lähedus ja lihtsalt koos olemine, koos tegutsemine, mängimine, väga oluline tegevus väiksena ja kõik see nagu kujundab natuke ka seda edaspidist, on ju, aga jah, see, mis välja sai öeldud, on ju, et mingi aeg, mingi periood need vahetuvadki, kui laps on väike, et kindlasti, ma usun, paljudel meenub kas siis enda perelt või kusagilt mujalt, et ta on mingi täiega issikas praegust, on ju, täiega emmekas praegust, on ju, et mingil põhjusel ju siis issi pakub midagi, et võib-olla tal on mingi see
mänguasi või käekell või noh, see on muidugi väga väike on, eks ole, et siis kujunevadki mingid omad mängud välja, on ju, siis tuleb jälle mingi uus periood, kus on midagi, mida emmel on pakkuda rohkem. Ja siis, kui juba selline juba ikkagi suurem nooruk, et ilmselt sõltub juba tõesti, ma arvan, rohkem sellest emotsionaalsest kättesaadavusest tegelikult. Et kas kumbki vanematest pakub seda, et küsib, kuidas koolis läks või kuidas seal ja räägivad oma vahel ja kummaga ta tunneb tõesti rohkem sarnasust, et või nagu, et võib-olla on ka mingi ühised tegevused või huvid, et ja see sõltub ka siinkohal ikkagi väga palju ka oskustest, et ongi, et vahepeal emmal-kummal vanemal või ärme hakkame siin kuskile stereotüüpidesse langema, ei pruugi võib-olla olla selliseid oskusi või et ongi, et kindlasti olete kuulnud ka, et mõni isa pobiseb, mis ma ei oska midagi selle 13-aastase tüdrukuga rääkida või ma 15-aastase tüdrukuga, ma ei tea meikidest asjadest mitte midagi, on ju, et võib-olla ei tee mingit sporti ka, et ma olen siin täielik spordivend, on ju, tema käib kogu juuksuris et väga halb näide. Aga ma saan seda pointist selles mõttes saame aru, jah. vist liiga pikalt, aga jah, et või muidugi kõige kurvem lugu on see, et kui kummagi vanemaga ei tunne sellist nagu lähedust või ei olegi tekkinud sellist suhet, et on kogu aeg selline distantsilt olnud, et tegelikult lapsel on vaja ikkagi seda esimest turvalist kiindumussuhet ja et üks asi ongi see, et igal inimesel on tegelikult vaja elus seda mingit, vähemalt seda ühte inimest, kelle poole ta saab pöörduda ükskõik millise murega, aga Kerli, kas sa praegu soovid seda küsimuse arutamist jätkata? Marietta? Ei, kõik mõtted said jälle öeldud, jah. Selge, ma siis jätkan. Selline olukord on täpselt minu perekonnas. Nii et mul on väga palju jutustada. Sa rääkisid, jaa. Ja ma siinkohal isegi, ma reaalselt ütlen välja, kumb pool midagi on teinud, sest siinkohal ei ole, see on iga inimese enda asi, kas ta nüüd solvub mu jutu peale või mitte, sellepärast, et me oleme kõik siin ruumis täiskasvanud inimesed ja need inimesed, kes kuulevad mu juttu, need on ka täiskasvanud, nii et palun õppime oma emotsioone kontrollima ja kui sa solvud, siis tule arutame selle asja hiljem kodus ära. Aga minul on isaga olnud terve elu palju suurem siis side ja olen rohkem suhelnud ja läbisaamine on olnud kõvasti parem. Ja ma isegi nagu ei oska niimoodi öelda, miks see on täpselt niimoodi läinud, nagu ta on läinud. Aga ma võib-olla oskan mingeid nagu seoseid luua, et jällegi, mida ma mainisin, et üks vanem on olnud see, kes on rääkinud, et teine vanem on halb, teine vanem on paha, tema teeb nii, tema tegi mulle haiget. I get it. Ma saan aru, et ilmselt mõlemad mu vanemad tegelikult said lahkumineku käigus haiget, aga mina ei ole selles süüdi, et teie lahku läksite. Ja minul ei pea seda nii-öelda peale pressima, et mina sain nüüd haiget sellepärast, et sinu vanem läks minu juurest ära. Mina ei ole selles mõttes süüdi. Ja see oligi see, et üks vanem rääkis kogu aeg sellest, et jah, see teine vanem, ta on nii halb, ta on nii paha. Aga see vanem, kellest halvasti räägiti, ta ei rääkinud mitte kunagi niimoodi. Ta ei teinud mitte kunagi mu teist vanemat maha ja see tekitaski tunde, et aga mul on ju palju selles mõttes nagu turvalisem ja ma tunnen ennast palju paremini olukorras, kus ei räägita, et ta on nii halb, ta on nii paha, et see on üks näide ainult, mida ma nagu oskan tuua, et ma ütlen, et see on nagu lihtsalt mega hea näide sinu enda kogemusest, et just see, et mida tähendab, kui üks vanem teeb teist vanemat maha, et mida see sinus endast nagu tekitas, on ju, et see kujundabki selle, et sa ütledki, et see teine vanem tundus sulle seetõttu nagu turvalisem, sest tema ei teinud seda, sest sa tegelikult ongi laps tajub ära ju mingis mõttes, mis on hea ja mis on halb, eks ole. Et selles mõttes ma ei tea, mis mu selle ühe vanema, kes siis halvasti rääkis, mis tema siis eesmärk oli.
aga nüüd vanemaks saades on meie suhted õnneks väga palju paranenud ja oli mingi aeg mu elus ka periood, kus mu isa oli välismaal tööl ära, siis teda ei olnud kogu aeg kätte saada. Ja siis oli tõesti see faas, kus mingi hetk me emaga kaklesime. Me kaklesime nagu päriselt nii hullult, et 9. klassi lõpus ma pakkisin oma asjad kokku, isa oli välismaal ja mina kutsusin endale isa sõbra järgi ja oleks peaaegu kodus plehku lihtsalt pannud, sest ma ei tahtnud olla seal. Aga mingi hetk oli meil reaalselt selline faas, kus isa ei olnud ja emaga suhted paranesid nii palju, et me saime emaga nagu lihtsalt istusime ükskord tund aega laua ääres ja jutustasime. Täpselt nendest asjadest, mida me tunneme. Ja see oli minu jaoks nii äge kogemus, et ma saan ilma emotsioonideta lihtsalt rahulikult rääkida oma emaga ja see on, võib-olla on nüüd mõjutanud seda head läbisaamist ka see, et peale 9. klassi lõppu ma tulin Tallinnasse elama ja ei olnud enam kodus kogu aeg neid 2 naist, kes kaklevad, aga ilmselt on nagu just see ka, et me oleme mõlemad vanemaks saanud ja asjad on nagu paremaks läinud, et jah. Aga ma mäletan, et eelmine kord sa mainisid midagi sellist, et 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 ma tean, et ma olen täiega mingi kunagi see isikas või issi. Ma olen siiamaani isikas. Aga on sul midagi sellest nagu sellist vahvat jagada või kuidas sa mäletad, kuidas see nagu tekkis, nagu, et kui minna väga nagu kaugele või mingit esimesi mälestusi, nii-öelda, kuidas see tekkis, kuidas see no, ma tean seda, et me käisime isiga kogu aeg kinos ja mu isal oli ka üks väga pikaaegne nagu naine kohe pärast mu ema. Ja selle naisega me saime ka üli hästi läbi. Ja selles mõttes see suhtlus oligi selline, et kohati oli ta mulle nagu teine ema. Et selles mõttes ja mu isa on ka rääkinud, et ta oli nagu üli selline andis mu isale nagu väga palju mingit tarkust mingites valdkondades juurde, et kuhu endaga nagu edasi, kuidas tegeleda. Ja üks asi, mis nüüd vanemas eas on olnud, mis isaga on ühine, on see, et minu huvi igasuguste suhtemustrite ja psühholoogia vastu sai alguse just sellest, et mul olid isaga nii põnevad vestlused sel teemal just selle perekonna kohta. Ja iga kord, kui ma näen mingit käitumist oma perekonnas, on see siis ema pool või isa pool, tihtipeale ma lihtsalt analüüsin oma peas läbi ja siis ma helistan isale ja siis me isaga ka tund aega lihtsalt jutustame sellel teemal, et kuidas sellises olukorras hakkama saada ja mida sellises teises olukorras teha aga jah, ma tean seda, et ma käisin isaga väga tihti kinos ja iga kord, kui ma kuskil nädalavahetuseti käisin, sest üldjuhul me käisime nädalavahetuseti kinos või loomaaias või jumal teab veel kus, on ju, siis iga kord, et mul lasteaiakasvatajad olid öelnud, et Miial on alati kõige rohkem rääkida, sest ta käib igal pool. Et selles mõttes ma tunnistan seda, et isal on olnud nagu materiaalselt alati nagu selles mõttes nagu paremad võimalused, aga ma ütleks, et materiaalne see asi nagu ta ei loe selles mõttes niimoodi, et kui mul on kas materiaalselt mingi barbinukk või hea side mõlema vanemaga, siis ma ilmselgelt ju valin selle hea sideme. Ja jah, võib-olla ma ei oska 3-aastasena aru saada, kas ma tahan oma vanemate käest läbi saada või tahan seda roosat barbinukku, aga selles mõttes terve elu on ikkagi ju mul olnud see, et ma olen valinud selle enda jaoks turvalisema poole, et ma ei ütle ju, et mul üks vanem tahab mulle halba. Ei, kindlasti mitte, aga lihtsalt ma olen nagu märganud, et turvalisem on võib-olla selle ühe mingi kindla poolega, et selles mõttes jah. On teil veel küsimusi? Väga, väga armas lugu see. Ja ma mainiksin, et kommenteeriksin, et sa ütlesid, et sa istusid emaga maha ja sa lihtsalt nagu rääkisid. Minul on ka niimoodi, et kui isa ei ole kodus, meil on emaga täiesti pingevaba, me naerame, me istume maha, me räägime kas või 2 tundi nagu juttu, aga siis, kui nagu isa peaks, ongi nagu kodus või siis meil ei ole nagu tavaliselt niimoodi, et jah.
Ja kunagi ka mina olin väga isikas, aga peale, kui mu vanemad läksid lahku, siis igasugune respekt selle inimese vastu mul kadus ja kui vanemad läksid tagasi uuesti kokku, siis see usaldus nagu kadus selle inimesega ja enam ma ei ole nii-öelda issitüdruk või Jaa, minul on olnud, ma võin öelda kõige hullem asja, mis mu isa mulle elu jooksul on öelnud. Ta ütles mulle, et ma ei ole nii lolli tütar kasvatanud ja see oli pärast seda, kui ma jäin suitsetamisega vahele. Ja siin ongi see, et mida mu isa ütles mulle selles olukorras ka, et Miia, et usaldust on väga lihtne murda, aga seda on üli raske tagasi saada. Ja selles mõttes see kehtib nagu ülipaljude olukordade kohta. Et oligi see, et ma pidin ennast pärast seda ju päriselt nagu tõestama, et ma tegelikult ei ole nagu nii loll laps, kui sa arvad, et sa oled kasvatanud, on ju, Ma arvan, et me kõik siin ruumis oleme oma vanematele millegiga vahele jäänud ja ka mina olen saanud oma isalt kommentaare, et sa oled täiesti ära helitatud jõmsikas, et siis põhimõtteliselt igasugune nagu, see tegi väga haiget ja siis ma ei tahtnud üldse enam oma isaga suhelda ja siis nagu see nagu usaldus veel rohkem nagu langes ja see, ma ei tea, see pinge rohkem nagu kodus nagu just nagu kasvas ja nagu Jaa. Siin tundub, et jah, et saab päris palju tööd suhetega teha ja see ilmselt on nagu päris suur ja päris raske ettevõtmine ja kust otsast ja kes seda alustama peaks, ma arvan, see on see muu teema, aga jah, et see vajab ilmselt väga palju tööd, et hakata seda usaldust kuidagi taastama ja et mis elevandid seal siis nagu kodus on nii-öelda. No üks põhjus ilmselt, miks minu ja mu ema suhtlus on paranenud, on see, et mul sündis 3 aastat tagasi väike õde. Sul sündis? Jaa. Ema mõtles nagu. Mul ikka sündis väike õde, jah. Emal sündis, mina sain. Ja tema tõttu on see kõlab, ta oleks selles süüdi, et me ema käest läbi saame. Aga tänu temale on ilmselt väga palju see suhtlus nagu paranenud, sest ma olen aru saanud, et okei, mul on tegelikult 2 õde, selles mõttes mul on 10-aastane tega, et ma olengi aru saanud sellest, et kui ma tahan oma õdede elus mingit rolli mängida, siis me mõlemad emaga me peame ennast kokku võtma ja käituma nagu normaalsed inimesed, mitte karjuma ja lõugama ja olema üksteise peale tigedad. Sul on 2 õde? Jaa. Palju sul neid õdesid või vendi on? Minul on 1 vanem õde ja 1 vanem vend, kellega ma saan väga hästi läbi. Ma kunagi vennaga käisin põhimõtteliselt üle nädala käisin kogu aeg kinos. Ka kinos? Ja. See kinovärk. Ja siis õde, kes on nagu kõige vanem, temaga, tal on ka endal tütar, et ma käin vahest last hoidmas ja siis ma olen ka oma ajale lapse hoida. Ja. Nagu hoian õde, mitte ühe last. Õdedele lapsi veel. Täna on reede. Täna on reede. Ma arvan, et tänase episoodi pealkiri ongi täna on reede. Ma arvan, et on väga head seigad naljad, mis siia praegust on jäänud. Ja nagu näha, siis ei ole ainult see, et isad on pahad. Tegelikult mitte keegi ei ole paha. Oh my God! Mitte keegi ei ole paha, lihtsalt on olemas olukordi, kus laps hoiab võib-olla rohkem ema poole ja on olemas olukordi, kus laps hoiab rohkem isa poole. Jaa, nagu enne ma võib-olla ütlesin, aga rõhutan veel, et see on mingi aeg täiesti normaalne nähtus ja seda tõenäoliselt esineb väga palju, et ongi ka laps on väike, eriti kui alguses, kui ta on eriti väga väike ja ema on paratamatult bioloogiliselt seotud esialgu rohkem lapsega, eks ole, et kui on toitmine, et juba see paraku loob selle kontakti, aga see muutub ja võibki muutuda ja
ja ongi, et nagu sul oli, et tuleb laps kinno viia ja ongi üle trumbatud. no mitte ainult kino, selles mõttes ka kodune suhtlemine. Lihtsalt sellise nalja jätkuks, et alguses emmekas ja siis kätte kinos ja nissikas ja üks asi, mille ma tahaks veel välja tuua, ega mitte kunagi öelge oma lastele, mine siis selle teise vanema juurde, kui tema juures nii palju parem on. See tekitabki tunde, et selge, mind ei ole siia vaja, ma siis lähen minema ja see ei tee mitte midagi paremaks. See on manipuleerimine, sorry. Ma isegi ei pea vabandama tegelikult, aga ma lihtsalt vabandasin selle eest, kes nüüd haiget sai, kui keegi sai, nii et. Või kuidas Kerli kommenteerib mu väljaütlemist? Ei, ma jäin nagu mõtlema, et kas seda kommenteerida või mitte, et see ongi see, et me ütleme tegelikult midagi sellist, mis mõjub tegelikult vastupidiselt. No see on hästi sage, et tegelikult et see on see nagu kartus, või nagu endal ka, et sa ei oska selle emotsionaalsel hetkel öelda tegelikult seda, et mingi, et ma ei tea, mul on nii valus või mul on nii raske, et sellepärast ma niimoodi olengi praegust hullumas, aga ütledki täpselt seda vastupidist, mis mõjubki selles olukorras, siis ütleme lapsele siin olukorras niimoodi, et laps on paha ja üritab nagu tegelikult tekitada lapses seda tunnet, et aga... No see, et mul on nii valus ja ma tahan, et teistel on ka seetõttu nii valus, aga jah, laps kindlasti on eraldiseisev asi seal, inimene. Täna on reede. Et ma arvan, et et siin on nagu nii palju nüansse, et ja mingid asjad lihtsalt, ongi see samamoodi nagu inimestega tegelikult, et mõndade inimestega me saame väga hästi läbi, mõndade inimestega me ei saa nii hästi läbi, mis siis, et isegi kui nad on meie vanemad, võiks tähendab ikkagi, meil on juba see seos olemas, et me oleme bioloogiliselt igal juhul nagu omavahel seotud. Aga see ongi okei, et mõnel on, et isaga on mul selle teemal rääkida, emaga on mul selle teemal rohkem rääkida, et isaga käime, ma ei tea, koos mingi korvpalli mängimas, mis iganes, emaga käime koos, räägime nendel teemadel või teeme seda, ja muidugi, kui üleüldse rääkida, oleks hea, kui oleks ühine koostegevus ka, mõtlen, et kui pere on koos, et kätte koos, ma ei tea, uisutamas või? Meie perega, kogu pere põhimõtteliselt siis suusatab ja see ongi nagu, meil on üks nagu peregrupp ja siis põhimõtteliselt me arutame, et me oleme suusatama, et tulge ka ja siis meil ongi nagu siuke ühine peretegevus suusatamine. Ühine thing nagu. Ja. Et see on ka väga hea asi selline, et midagigi saaks koos tehtud või aega koos veedetud. Muidugi siin tekib jälle küsimus see kvaliteetne suhtlus, aga okei, meil on vist osa pisut pikk, et jaa, täitsa pikem kui meie teised osad. Aga kuna meil on selline aeg jälle pressib peale ja ma arvan, et pool tundi kuulamist on täiesti okei, siis täna me siinkohal tõmbame otsad kokku. Meil on veel küsimusi, nii et ärge ära kaduge. Ja siis on meil veel selline asi, et me paneme sinna alla jälle selle sama lingi, et kus te saate tagasisidet anda. Mainige sinna ära, et kui meie praktiline töö saab läbi, kas te tahate, et me seda asja edasi teeme, sest me ise küll täiega tahame, aga kui pole inimesi, kes tahaks kuulata, siis ei ole vist mõtet teha. Just. Ja, nii et ma ütlen oma toreda sõnakese jälle. Bye! Marjata. Okay. Bye! Bye!